Aga see meie Nursipalu rahvas on ju samamoodi, ega neile ka keegi ei maksa, lihtsalt toetuste pealt, nii palju kui nad teevad oma rahade eest ja seal on ka suur seltskond tegelikult, kes ikkagi maadleb pidevalt. Ja samas mingisugused kohalikud on käega löönud, et vahet ei ole, müün oma maja maha. No paraku on jah siuke suur mõtlemine, et mida me ikka teha saame. Iga kolmas ütleb niimoodi paraku. Jah, aga vaat nüüd saab midagi teha. Minu jutt on see, mis kõlab alati kõige skeptilisemalt üldse ja kõige vihasemalt. Sa hakkad nüüd ütlema, mida teha saab? Jah, aga saab teha. Võt see ajab mind veel rohkem marru. See delusioon ja naiivsus ajab mind jubedalt marru. Aga veel rohkem marru ajab mind see, kes ütleb, ei saagi midagi teha. Vaata, nii on lihtsalt, meil on antud elada siuksel ajal ja nii on. Ma olen rääkinud sellest kuskil niimoodi põrandal vaikselt mõnedele helgematele peadele. Vaata, sa rääkisid ennem hästi siin otsedemokraatia teemadest. Sina vist mainisid, et võiks olla nagu haldusjaotus võiks olla teistsugune, eks ole, et iga piirkond saab ise otsustada. Täpselt ongi, vaata, meil tehti haldusreform ära, nüüd on nii, et põhimõtteliselt kõik käib top down. Tegelikult peaks olema just autonoomsuse suunas ja kuidas seda saavutada, no sest Riigikogu ei hakka seda tegema. Aga kuidas meie saaksime nii-öelda suruda neid siis põlvili? Noh, nii nagu Eesti surub Venemaad põlvili, võib-olla tõenäoliselt umbes sama utoopiline samm, mis ma räägin, aga see on siiski võimalik. Ja see võiks nüüd levida siit saatest. Delusioon on arvata, et me saame valimistega või hääle andmisega kuidagi oma inimesed sinna pukki. Ei saa. Aga kuidas me saaksime teha? Ainus viis on ühe mingisuguse välja valitud omavalitsuse jõuõlga suurendada. Meil on Harju maakond, majanduslikult kõige võimsam. Tallinn dikteerib tervele Eestile, kuidas asi käib, vaata. Aga kui me nüüd suudaks rahvana mobiliseeruda ja koonduda füüsiliselt teistesse piirkondadesse, siis me elavdaks nende piirkondade majandust. Esiteks me viiks oma maksud juba sinna. Sa ehitad, helistad kuskile valda ja palud ennast registreerida selle valla elanikuks. Inimesed on, oi, väga tore, saad aru, selline tunne, et kohe tullakse korviga koju sulle, kus saadres, me küpsetame pannkoogid teile, oleks ainult 6 aega varem helistada, tuleks tulumaksud ka siia tulla. Saad aru, selline janu on selle järgi. Nii, aga kui me nüüd saaks sellest aru, siis me koondaks homme 30 000, ma olen sulle öelnud, mina tulen homme, öelge mulle kinnistu, öelge mulle koht, ma tulen, registreerin ennast sinna. Ja kui vaja, kolin füüsiliselt sinna elama. Seda on vaja teha nüüd massis, aga isegi paberi peal piisab. Kui sa registreerid ennast sinna, kõik ma nüüd toimetan seal. Ma soovin, et minu maksud läheks sinna. Nii-öelda hääletad oma rahaga. Aga mida me teeme? Me läheme toetama Lidlit, me läheme toetama teisi korporatsioone, anname raha pankadele, laseme neil raha teenida, sest võtame oma 3% hädist intressi, mis jääb inflatsioonil allaks. Aga seda asja ei tee. Läheks teeks mingi omavalitsus rikkaks ja nüüd läheks nende vallaametnike juurde, ütleks, kuule, vaata, me tõime sulle nüüd poole aastaga siia tõstsime su käivet 3 miljonit, 13 miljonit. Tal on nüüd millegagi kaubelda. Me ostame laua taha endale juba ühe koha. Kui soovite vaadata täispikka panoptikumi, siis liituge vastupanu liikumisega.